Keegi siin mainis küll, et ma hakkan rääkima digilahendustest, aga seekord peate pettuma. Eriti nendest ei räägi. Räägin hoopis sellest, mis puudutab väärtuspõhist rahastust. Ja mis on Tervisekassa eesmärgid rahastamisel ja on hea meel sellest rääkida. Kõigepealt väike taustalugu, et õnneks on siin eelpool kõnelejad juba väga palju nendest slaididest ära rääkinud, et see tööjõukriis kindlasti meid kummitab, ma tulen selle juurde tagasi. Ja võib-olla üks lisamõõde, mis ma tooks juurde selle nii-öelda mahupõhisele tasustamisele või fee for service mudelile, on selline, kuidas me ütleme siis, lõhe või vastuolu, mis puutub siis seda, et kui see teenus on osutatud ja teenuse eest on makstud, et juhul, kui see teenus oli mingil põhjusel kas vähe kvaliteetne või näiteks ei olnud päris see, mida täpselt vaja oli, et patsient võib-olla täpselt sellist teenust ei vajanudki või näiteks ei suutnud adresseerida seda juurpõhjust, miks see inimene sinna tuli, ehk siis see nii-öelda haigus või mure kestab edasi. Et siis fee for service puhul peaosas seda riski ja selle riskiga seonduvat rahakulu kannab maksja ehk siis Tervisekassa meil, mitte siis teenuse osutaja. Ja kui me vaatame siis arsenali, mis täna juba Tervisekassas kasutusel on, ütleme selliste mudelite puhul, mida võib klassifitseerida väärtuspõhiseks, aga mis teistpidi adresseerivad ka seda konflikti siis, kes tasub raha, kes võtab raha vastu ja kellele jääb siis nii-öelda riskikulu kanda. Et siis me näeme, et meil on suures plaanis 5 sellist rahastusmudelit kasutuses, pluss me tegelikult loome siis integratsioonireformi ja selle poole pealt juurde. Viimase aja muutustest selle aasta algusest meil on siis uus pearahamudel perearstidele, mis on seotud siis tulemustasudega ja tulemustasude osakaal on jõudsalt tõusnud. Et see on selline päris oluline uuendus nüüd sellest aastast. Haiglaravis, siin on juba seda diagnoosidega seotud gruppidest korra räägiti, aga siin on ka oma nagu selge vaade just nagu riskide poolelt, et see toob natukene seda riski teenuse osutaja juurde. Mitte väga palju, aga mingil määral siiski toob. Et samm edasi sellisest mahupõhisest tasumisest. Ja see kehtib siis meil statsionaarse haiglaravis. Episoodimakse, siin on see sama insuldiravi teekond, jälle on juba mitu korda täna seda mainitud. Mainin ära siia juurde, et nagu Priit väga hästi välja tõi, et tegelikult potentsiaalseid teekondi on tohutu palju. Ja kui me iga ühte teeme 3-5 aastat, siis me tegelikult sõltub sellest paralleelsete nii-öelda töölõimede hulgast, et võib olla ma ei usu 10 aastat, aga võib-olla 50 aastat, ma loodan, et mitte 100 aastat. Ja tegelikult see tähendab, et seda ei tasuks sihtida nii-öelda lahenduseks kõigele, vaid sa pead väga hästi valima, et kus kohas sa seda kasutad. Eelarvepõhine, siin on Eestil natukene oma maitse eelarvepõhisus, ma tulen selle juurde hiljem tagasi, aga tänast seisuga meil on 6 haiglat siis ühel või teisel moel eelarvepõhise rahastusega kaetud. Ja tulemuspõhine, siin meil kõige olulisem näite on siis ravimilepingutest, kus meil on 5 haiglas manustatavat ravimit, mida siis tulemuse järgi mõõdame, et kas see ravim on toiminud, kui ei ole, siis me sellest ei maksa või maksame vähendatud mahus. Et selline arsenal. Ja kui nüüd kasutada sellist ühe huvitava uuringu loodud raamistikku Vlaanderen 12 aastat tagasi ja paigaldada siis need erinevad mudelid, mis meil on ja mida meil ei ole sellisele kaardile, kus X-teljel on siis riskimõõde, et kes kannab seda riski, kas see teenus toimis või toiminud, versus siis Y-teljel on meil sellised etapid, et millist nii-öelda eesmärki justkui see mudel siis rohkem sihib, alates siis see, et meil on jätkuvusele orienteeritud mudelid, protsessile orienteeritud, vahetulemid, lõpptulemid ja siis ka otseselt säästule orienteeritud mudelid. Siis ma nendele kõigile siia ei hakka neid mummusid lahti seletama, aga pigem juhin tähelepanu sellele, et ega see mahupõhine mudel iseenesest ei ole halb. Et see ei ole nagu halb asi. Ta on lihtsalt üks tööriist selles tööriistakastis.
Ja kui varem minust Triin Habich täna ütles, et kui sul on haamer, siis kõik probleemid paistavad nagu naelad ja sellepärast meil ongi tööriistakasti vaja erinevaid lahendusi, et me ei käiks ainult haamriga ringi, vaid saaks mõne koha peal kruvikeerajat kasutada ja midagi muud veel. Ja oluline on see, et meil oleks kõikides nendes kvadrantides tegelikult mingisugune mudel kasutuses pigem. Et see tähendab, et meil on võime sihtida konkreetsele vajadusele nagu sobivat lahendust. Ja teistpidi need punased mummud, mis siin on, kus on siis meil nii-öelda kaalumise koht, et mida ja kuidas me tahame teha. Mõned asjad, näiteks see pay for performance on meil seotud siis pearaha põhisusega täna juba on olemas, aga võib-olla see klassikaline globaaleelarve ja kapitatsioon äkki on nagu teema, kuhu me mingi aja jooksul vaatame sisse. Ehk siis lahendusi meil on. See slaid räägib üsna paljus seda sama, et mis meil on, mis meil ei ole. Juurde on toodud erinevat rahvusvahelist tõendusbaasi. Me võime öelda täna seda, et väga suurtel turgudel, kus on hästi tihe konkurents, me näeme seda, et jah, on selliseid kohti, kus nende tulemuspõhiste rahastusmeetoditega ka säästetakse eelarve mõttes raha tervishoius. Euroopa kogemus pigem räägib sellest, millest ka Arenguseire Keskuse eelmise aasta uuring mainis, et pigem me saame sellega kvaliteeti juurde, mitte niivõrd suurt muret siis kulude säästus. Ja. Nüüd Eestil on ka mõned oma eripärad, näiteks sama tööjõupuudus, millest rääkisin. Väärtuspõhiste mudelite juures on üks oluline nüanss see, et kas me jagame siis näiteks juhul, kui meil on mingisugune sääst saavutatud, sellepärast et tervishoiuteenus on hästi osutatud, et kas me seda säästu siis saame jagada näiteks tervishoiutöötajaga, miks mitte ka inimesega, sest tihtipeale, nagu siin juba on räägitud, ega sellel inimesel ei ole sellel teekonnal püsimine lihtne, et võib-olla on ka mingi motivatsioon mõistlik talle pakkuda. Aga teistpidi, juhul kui see teenus, mis sai osutatud tegelikult, kas ma ei tea, jäi hiljaks või oli halvasti osutatud, mis iganes, ja see kulu selle tõttu suureneb, et kas me seda nii-öelda lisakulu ka jagame. Ja maailmas üldiselt peetakse mõistlikuks, et mingisugune lisakulu jagamise mehhanism on olemas, aga ja see sõltub nüüd hästi turust ja siin on see Eesti eripära, et meil on esiteks küllalt palju selliseid väikeseid tervishoiuteenustega tegelevaid ettevõtteid, et need kapitaliseerituse ja võib-olla selliste reservide tase ei ole selline, et seal väga radikaalseid mudeleid saab juurutada. Ja teistpidi, kui me tuleme tagasi sinna esimese slaidi juurde, et meil järgmise 10 aastaga circa pooled perearstid lähevad pensionile, lihtsalt nagu fakt, siis tuues nüüd mingi väga radikaalne mudel, kus tuleb hakata nagu kulusid kinni maksma, siis see pensioneerumine kiireneb nagu päris kindlasti. Ja võib juhtuda, et ravijärgu ulatub siia sama ukse juurde kuskile. Lisaks mainin ära selle, et globaaleelarve Eestis on tegelikult teisel eesmärgil, et kui mujal maailmast on rohkem selle vaatega, et panna teenuse osutaja just selle riski ja terviku üle rohkem mõtlema ja tekitada seda motivatsiooni, et see teenus oleks hästi osutatud, et see inimene ei tuleks nagu sama teemaga kohe tagasi, siis Eestis on ta rohkem sellise jätkusuutlikkuse tagamise jaoks kasutusel. Et väikestes piirkondades lihtsalt mahud ei ole sellised, et oleks võimalik puhtalt mahupõhise teenuse pealt ellu jääda. Ja siis selleks, et ära hoida sellist arvetega mängimist, on mõistlikum kokku leppida siis selline rahastuse hulk, mis siis tagab selle konkreetse haigla näiteks ellujäämise. Ja see on üks nendest diskussioonidest, mis täna on avatud, et millisel määral tegelikult me peaks ümber vaatama selle haiglate rollid, paiknemised, milliseid funktsioone nad täidavad. Et see on nende haiglavõrgu arengukava arutluste üks osa. Nii et siin mingisugust nagu konkreetset lubadust või asja ei saa välja öelda, see on liiga varases staadiumis selle jaoks, aga see arutelu kindlasti käib.
Ja lõpuks on ka küsimus selles, et kuidas me finantseerime siis tulemustasusid. Kui me teame, et ühest küljest me seda potentsiaalset lisakulu tegelikult jagada ei saa, kui me teame seda selle sama Flandreni siis uuringu raames, et selleks, et see motivatsioon toimiks, peaks olema see lisatasu vähemalt suurusjärgus 10% või rohkem. Et siis nii-öelda lihtsad arvutused on see, et ta ikkagi võib jääda sinna kindlasti kümnetesse miljonitesse, võib-olla isegi 100 miljoni suurusjärku, sõltub millises ulatuses neid teenuseid kasutada ja millist siis lisatasufondi sihtida. Ja see kindlasti on küsimus, mida on tarvis arutada, võib-olla ka selle tulevate valimiste ja poliitiliste diskussioonide kontekstis, et millest finantseerime tulemustasusid. Elukaare kulu. See on nüüd üks uus vaade. Mul on hea meel, et täna inimese elukaarest on mitu korda räägitud. Ja me teame seda, et elukaare tervishoiukuludele on väga suur mõju sellest, et kuidas see haigus progresseerub ajas. Ja viimasel ajal on siis maailmas teadlased ja muud praktikud tegelenud siis elukaare mudelite koostamise ja nende trajektooride koostamisega selleks, et tuvastada siis just neid progresseerumise punkte ja näha, et mismoodi näiteks mingi konkreetne tehtud teenus mõjutas seda elukaare tulemust siis tulevikus. Ja kui nüüd siia juurde kombineerida finantseerimismudeleid, siis tegelikult see avab täiesti uue mehhanismi, mismoodi vaadelda potentsiaalselt ühte rahastusmeetodit jälle teiste hulgas, et hakata rääkima rohkem just sellest elukaare ja haiguse progresseerumise vaatest tasustamismudelite juures. Siin on ka väike näide, ma siin väga pikalt ei peatu, aga see on lihtsalt üks näide progressioonist ja milliseks see potentsiaalne sääst siis, kui pidurdada või peatada progresseerumine võiks kujuneda. Lihtsalt üks näide. Ja läheme siis nagu selle pealkirja juurde, mis me tegelikult teeme. Tulemuspõhiste rahastuste osakaal Tervisekassas. See on meil eesmärgiks seatud 25 aasta andmetel, ta on meil suurusjärgus 2,5% ja 29 aasta ambitsioon siis uue arengukava kontekstis sihime 12%. Nii et see on päris oluline muudatus ja jällegi siin taustal on see sama Flandreni näide, et see peaks olema vähemalt 10%, et sellel oleks mingisugune mõju või mõjusus. Nii et siis selle järgi on see seatud. Ja mis on need konkreetsed tegevused, mis me teeme? Kindlasti me monitoorime seda vastloodud perearsti rahastusmudelit, sest ega ükski mudel, kui ta saab loodud, ei ole ideaalne, et seal kindlasti on kohendamisi vaja. Tervikutest käisi kiiresti üle, kuid see aasta need tervikuga seotud tulemusindikaatorid ja tasumudeliga seotud ettevalmistused peavad saama tehtud. Episoodi maksete, insuldi näidet toodi, järgmiste episoodi maksete sisse toomine. Siis andmetest on täna räägitud seesama, kus pannakse siis 3 tervise infosüsteemi retsepti ja ravikindlustuse, raviarvete andmed kokku, et saaks just seda kvaliteedi osa poolt hakata paremini mõõtma. Et seal ei ole kindlasti nagu triviaalne, et kohe kui see andmestik on olemas, siis ongi nagu lihtsalt nagu teed väikse arvutusi on käes. Et seal on erinev hulk probleeme, et ta ei ole triviaalne, kui vähemalt on nagu tunduvalt kiiremini võimalik teha. Üks vaade veel, patsiendi enda poolne vaade sellele, missugune tema tulemus on konkreetsest teekonnast ehk promid, kas selles osas peame rajama siis süsteemi, et neid premme oleks võimalik koguda ja kasutada ja siis tegeleme ka südame-veresoonkonna haiguse ennetusmudeli pilootimisega, mis olemuselt on pigem selline tulemusele orienteeritud mudel. Ja keskpikas perspektiivis sama tervikute rahastusmehhanism tuleb käivitada. Tulemuslepingutega hallatud teenuste ja ravimite arvu kindlasti suurendame ja SVH ennetusmudeli, eeldusel ma usun, et see toimib, siis selle eskaleerimine.
Populatsioonipõhised tulemusmudelid. Täna meil on kasutuses näiteks perearstide juures Euroopa ravijuhenditel põhinev siis otsuse tugi. Ja see töötab nii, et kui inimene tuleb perearsti juurde, siis see süsteem selle inimese andmete põhjal siis vaatab läbi, et kas ta on mõni ravilünk, kus tal on mõni asi tegemata, siis annab arstile soovituse selle kohta. Aga selle võiks tegelikult tagurpidi tööle panna, nii et me saame populatsiooni, on see näiteks perearsti nimistu või linn või riigi kohta minu pärast küsida, et näiteks mingisuguste ravijuhtude kategoorias, kus meil on nagu kõige suuremad ravilüngad ja siis hakata neid adresseerima, et see on iseenesest nagu päris oluline muutus. Meil on ka näiteid lähinaabrite juurest, kuidas seda on tehtud. Ja kindlasti tulemusindikaatorid on niisugune pidev töö ja siis ma usun, et me selle trajektooride mudeliga teeme ka tööd edasi, et see käima tõmmata ja reaalselt siis piloteerida, mismoodi see võiks toimida. Ja ongi lugu. Kõik jäin 2 minutit hiljaks. Suur aitäh! Jaa, põhiküsimuse sa juba vastasid ära, et 12% on eesmärgiks siis selles suunas liikuda. Ja siin on üks küsimus tulnud, mis paneb siis sõrme selle koha peale, et kui Tervisekassa siis eelarveline planeerimine, periood 1 aasta, sulgudes 4 aastat või siis mitu aastat tulenevalt haigusest ja raviteekonnast. Ühesõnaga küsimus on selles, et kas tänases riigieelarve kontekstis on võimalik siis seda eelarvelist paindlikkust ja pikkust tagada, mis nende tulemuste ilmnemiseks vajalik on. Mõne haiguse puhul see tulemus ei teki selle nagu lühikese eelarveperioodi jooksul. Eks sellepärast ma selle küsimuse tõstatsingi, et millest me finantseerime neid tulemustasusid. Et see ei ole lihtne asi vastata ja see ei ole kindlasti ainult Tervisekassa, kes saab sellele küsimusele vastata. Kas saalis on tekkinud mõni küsimus? Jah, väga hea. Aitäh huvitava ettekande eest, et see visioon on tõesti põnev ja ilmselt vajab toetamist, ainult et siin on tõesti nii 1000 must miljon detaili veel. Mind need muidugi kõik hakkavad huvitama. Ma juhin tähelepanu, et haige tervenemine, paranemine, kui nüüd seda silmas peetakse, et kuidas seda mõõta, oleneb väga palju ikkagi haigest endast, alates sellest, kuidas ta neid ravisoovitusi täidab, lõpetades sellega, kui vana ta on ja kas ta on ülekaaluline ja seda loetelu võib lõputult jätkata. Et meediku osa siin on küll oluline, aga mitte lõplikult määrav üldse. Üks ja sama haige võib reageerida väga erinevalt ja raviteokonna pikkuski võib sellest väga erinev olla. Et mind kohe õudselt huvitab, et kuidas te need logaritmid leiate, et kus see siis oleks õiglane. Nii et ravijad ei hakkaks siis vaatama nii, et see patsient küll mulle tulemit ei anna ja sellest tuleb eemal hoida. See on hea küsimus ja võib-olla selle riski kaardistusel sellel slaidil on tegelikult üks mõõde puudu ja see on siis patsiendi mõõde selles osas. Et ma olen täiesti kindel ja miks ma ka kohe alguses mainisin, et juhul kui me seda säästu saame, suudame fikseerida nii mingisugune säästupotentsiaal või reaalne sääst on tekkinud, et siis on küllaltki ratsionaalne seda mingil määral ka patsiendiga jagada, sest et seesama teekonnal püsimine on raske paraku. Nii et mis on need täpsed meetodid, kuidas seda teha, sellele mul täna vastuseid ei ole. Me oleme selle teekonnaga täiesti alguses täna. Lihtsalt vaadates, milline on see potentsiaal nendest mudelitest ja mida meie kolleegid muudes riikides räägivad, siis näiteks Soomes trenditakse juba soomlaste andmete peal. Et see on sellise potentsiaaliga, mida tuleb kasutada ja uurida. Mind kohe huvitab, kas see läheb kohe teisese kasutamise alla, see, mida Soomes juba tehakse aga võib-olla see on eraldi pikem teema, et ühesõnaga suur tänu praegu, me saame jätkata vestlusringis, aitäh selle ettekande eest ja aitäh nende muljetavaldavate plaanide eest.